Hello! Bună! Tere! Meie oleme perekond Juks ja meie peres on igapäevalt 4 keelt. Isa räägib meiega igapäevaselt eesti keelt, sellepärast et see on tema emakeel. Ema räägib meiega ainult rumeenia keelt, sellepärast et see on just tema emakeel. Koolis meil on rootsi keel ja ka eesti keel 3 korda nädalas, sellepärast me käime Stockholmi Eesti koolis. Minu arust on väga tore, et oskame 4 keelt, sest see võib väga paljudes situatsioonides aidata. Näiteks meil on alati salakeel erinevates kohtades. Ja mulle ka väga meeldib, et me saame 4 keelt osata, sest kui me peame uusi keeli õppima, näiteks mina pean prantsuse keelt õppima, on see mul päris lihtne, sest mul juba on nii palju keeli, mida ma oskan. Mina ja mu õde Anna räägime erinevaid keeli, sõltuvus kelle me oleme. Kui me oleme emmega, siis me räägime rumeenia keelt. Kui me oleme issiga, siis me räägime eesti keelt. Aga kui me oleme üksinda, siis me räägime inglise keelt. Minul oli kogu aeg tähtis, et minu lapsed räägivad rumeenia keelt. Minu ema ja isa räägivad ainult rumeenia keelt ja neil on väga tähtis, et need saavad omavahel rääkida. Kui meie lapsed väikesed olid, siis mina lugesin muinasjutud ainult rumeenia keelet. Ja minu lapsed ja mina vaatasime ainult rumeenia keelt filme. Ja rootsi keele pärast mina ei ole kunagi muretsenud, sellepärast et selle õpetab neile selgeks lasteaia ja kooli. Lapsed õppisid ka rumeenia keelt tund nädalas pühapäeva koolis. Kahjuks see võimalik ei ole enam. Mul on olnud alati tähtis, et mu lapsed räägiksid eesti keelt. Ja sellepärast olengi nendega juba sünnist saati rääkinud ainult eesti keeles. Esimesed 3 aastat lugesin neile ka igal õhtul muinasjuttu eesti keeles ja oleme ka, kui need lapsed väiksed olid, vaatasime ka tihti eestikeelseid filme. Käisime ka pühapäeviti Mudilasringis ja lapsed on esinenud ka erinevatel kontserditel, kus on esitanud laule või luuletusi eesti keeles. Ja muidugi oleme hoidnud tihedat sidet Eesti sugulastega ja ka nende peredega, Eesti peredega, kes siin Rootsis elavad. Pole vaja karta, et lapsed ei saa hakkama mitme keelega. Pigem on just lapsevanematel alguses raske, aga see kõik tasub kuhjaga ära. Ja pole vaja ka teha probleemi sellest, et üks lapsevanematest ei saa keelest alguses aru. Sest aja jooksul õpib kindlasti keele selgeks, kui inimene kuuleb seda keelt iga päev. Ja seda on meie praktika näidanud. Ja veel üks nõuanne. Kui on võimalik, siis peaks lapsega alati ikkagi rääkima ühes keeles. Ja mõnikord tähendab see isegi seda, et kui meil on näiteks õhtusöök, siis lapsed räägivad emaga rumeenia keeles ja kui lapsed pööravad minu juurde, räägivad minuga, siis nad räägivad eesti keeles ja see on täielikult võimalik. Edu laste kasvatamisel!